romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtule reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates me reisime Itaaliasse ja meiega on Kris Leinatam-Sepp, kes ostis mõned aastad tagasi Itaaliasse oma teise kodu. Tervist! Tere Liina! Räägime alustuseks seda, et kus selline mõte üldse tekkis, et Itaalias võiks kinnisvara olla? No sellest ma ei saa au küll mitte kuidagi ise endale võtta. Selles on täiesti 120% süüdi minu abikaasa, kes tegelikult juba ammu vaatas endale mingisugust kinnisvara Portugali. Ja siis luusis seal nendes kinnisvaraportaalides ringi ja avastas, et Portugali kinnisvara hinnaklass ei olnud selline, mis oleks tal nagu sära silmadesse toonud, et unistus muidu oleks olnud ilus, aga rahakott natukene rääkis muud. Ja siis ühel hommikul, tema on niisugune varasem tõusja kui mina, läks ta siis jälle Portugali kinnisvara vaatama ja avastas, et see sama kinnisvaraportaal toimetab ka Itaalias. Ja siis mõtles, et vaatab, mis seal Como ääres siis toimub, sest me olime aasta enne seda käinud keset Covidit, kui oli mingisugune 2-nädalane auk, kus tohtis reisida, siis me käisime Como järve ääres Maltraasios. Ja meile kuidagi hakkas see koht imponeerima. Ja siis ta läks lihtsalt vaatas, et äkki on seal midagi. Ja meie vannitoa akna vaade Como järvele oli siis see, mis püüdis ta pilku. Ja selle aja peale, kui mina üles ärkasin, olid meil juba lennupiletid ostetud. Et lähme korterit vaatama. Ma ütlesin, okei, no fine, lähme siis. Appi kui tuus. Nii, see on siis üleskutse minu abikaasale, et paluks siis järgmine kord ka, et ärkan üles ja on lennupiletid Itaaliasse broneeritud. Sellist olukorda pole veel ette tulnud. Pärast seda luban ma oma abikaasal valimatult scrollida kogu aeg, sest ma ei tea kunagi, mis sealt tulla võib ja ma olen reeglina ikka kõige üle õnnelik. Ma tegelikult ju plaanisin küsida, et Itaalia oli, et hakata Itaaliasse ostma ja vaatate sinna, et kas see Como järv oli juhuslik, aga nüüd ma sain aru, et see ikkagi oli kas Como järv või mitte midagi Itaalias või kuidas? Ei, see isegi ei olnud üldse selline nii-öelda eesmärgipärane, see lihtsalt oli asjade, ma küll juhuseid ei usu, aga ta oli siis sobivate asjade kokkulangemine, mis tõttu me siis sinna läksime. Sest tuleb tunnistada, et ei mulle ega minu abikaasale polnud kunagi varem Itaalia meeldinud. Mina olin käinud seal aastal 1992, kui ma olin 13-aastane ja mul oli, polnud seal rahast polnud aisogi võimalustest ka. Ja tema käis 97. aastal suht samas olukorras 18-aastasena. Ja meile jäi natukene mõlemale võib-olla selline hapude viinamarjade tunne seal Itaalias. Ja mina mäletan, et ma olen üldse selline suurte lubaduste tegija, ütlesin, et ma ei lähe Itaaliasse tagasi isegi mitte siis, kui mul peale makstakse. Aga kuna tõesti COVID ajal oli vaja reisida ja see trip sinna või otselennupilet Milanos oli võimalik, siis niimoodi me ikkagi niimoodi kirtsus ninaga sinna maandusime, aga sellest sai siis hoopis mingi muu jutt alguse. Ma olen üsna üllatunud, et selline Itaalia oli te jaoks selline mehkoht ja lõpuks te maandusite teise koduga sinna. Minu jaoks isiklikult on Itaalia number 1, et ma olen seal 10 korda käinud ja just siin eile või üleeile telekast tuli mingi kordus selle 3 naist karavanis Itaalia osa. Ma ei ole eriline reisisaadete fänn ja siis lihtsalt mõtlesin jälle, et okei, et nüüd tuli jälle Itaalia isu, et tahaks Itaaliasse jubedalt minna. Et väga mõnus on minu meelest. Ja meil ka vedas tõesti igapidi. Meil vedas selle kohaga, kuhu me selle korteri siis endale tegelikult siis lõpuks soetasimegi. Ja meil vedas nende inimestega, kes seal on. Meil nagu, see kõik ongi olnud üks suur vedamine ja üks suur õnn, et
et me täna saame seda imearmast pisikest küla, kus on ainult 300 elanikku, saame kutsuda oma teiseks koduks. Aga räägi sellest korterist, mis te ostsite, et seda sai mainitud, et vaade on Como järvele vannitoast, aga noh, kas see vaade on nüüd selline, et kasutab põhimõtteliselt binoklit ja mingi väikesest aknast vaatad või on sul selline uhke vaade suurelt Como järvele? Kuidas sellega on? Väike aken ja suur vaade. Okay. Et me oleme 300 meetrit Como järvest kõrgemal ja noh, selles suhtes, et see vaade on ikkagi nii palju täpne, et ma näen seal ikkagi paate. Ma linde ei näe ja kalu ka vees mitte, aga paate ma näen küll. Aga siis on ikka päris korralik, et ikka saab ikka uhkelt öelda, et see on Como järve vaatega. Ja, absoluutselt. Seal ei ole isegi mitte mingisugust fantaasiat vaja, sa lihtsalt lähed ja vaatad. Ja siis tasub ainult 100 tõusumeetrit kõrgemale ronida ja minna meie külakese pisikese kiriku aeda ja vaadata otse siis George Clooney'le otsa. Tal on ka seal kodu või? Ja, tal on täpselt teisel pool järve meist. Te põhimõtteliselt olete George Clooney'ga naabrid? Põhimõtteliselt? Noh, selles mõttes, et kui nüüd niimoodi väga laias laastus öelda siis. Väga suure kaarega, siis jah, ma käin lehvitamas, aga ta millegi pärast ei lehvita mulle vastu. Oota, mitusada meetrit siis George Clooney umbkaudu? Seda ma ei tea. Seda ma 500, 600, 700 kilomeetrit. Kui ta õues on, siis ma ei näe. Niimoodi on. Et ma näen, et maja on ja ma leian selle iga kord nagu veatult ülesse. No mingi kilomeeter. Issand, tead, minul on kaugustega väga halb. Selles mõttes, mul on ajaga ka on halb. Mul on eile, täna ja homme kaugus on lähedal ja kaugel ta on kuskil vahepeal. Ühesõnaga, mulle tundub, et kui sa näed seda maja, siis ta on piisavalt lähedal, et me võiksime tinglikult siin George Clooney naabriks pidada. Et selle peale pole tundnudki, aga ma jään sellega rahule. Aga me läheme tagasi sinna juurde, et milline see kodu on, et vannitoast me rääkisime, aga mis te siis ostsite ja no mis hinna eest, on see saladus või see ei ole saladus? No hinna kohta ma võin öelda niimoodi, et Vändras oleks võib-olla saanud selleks välipeldiku selle eest. Vändras välipeldiku? Jah, ma arvan. Jah, võib-olla. See on siis mingi ulmeodav, jah? No ühesõnaga, jaa, oli küll, jah. Jällegi vedamine ja too hetk oli kuidagi, tähendab see vanaproua müüs oma, pärast tuli see kõik välja, vanaproua müüs oma isa ja vanaisa sünnikodu. Ta on tänaseks äkki 84 või midagi taolist. Kusjuures ta oli ainus, kes notari juures inglise keelt rääkis. Vanaproua? Vanaproua, okay. Jah. Ta on hästi selline markantne pulltüüp. Ja see on selline lihtne korter. Ta on natukene meenutab võib-olla sellist Müürivahe tänava olustikku, et kus kõik teised majad on näos, selles mõttes, et tänavad on nii laiad, et kui ma panen käed laiali, siis ma peaksin natukene küünarnukke kõverdama, siis ma olen mõlemad käed vastu seina. Ja see autoga meie maja juurde ligi ei pääse, mis on igasugused mööbli tassimised ja asjad teinud see nii põnevaks ja huvitavaks ja omaette lood on need kõik, et see on nagu hästi kihvt. Aga ta on selline, ta vajab renoveerimist. Me oleme nüüd 3 aastat oleme seal olnud, meil lõppes siis 4. suvi ja me ei kiirusta. Me võtamegi niimoodi, me alustasime, meie esimene söögilaud oli kuumaveepoileri kast ja matkatoolid. Me läksime sinna korterisse niimoodi, et kui me lõpuks, see on ka omaette teema, mismoodi Itaalias otsusest nagu notarini jõuda. Mina arvasin, et kõik, et see deposiidiraha on kooliraha ja et me never ever nagu see kõik on skämm ja mis iganes. Sest me käisime seda korterit vaatamas 3. detsembril 2021 ja läbi tõsise pushimise, nagu päris pushimise me jõudsime notarisse juulis. Mis siis juhtus? Räägi, mis selle 7 või 8 kuu jooksul siis Itaalia leidis asjale? Jaa, üks puhkab, teisel on siesta, 3. on mingi muu asi. Meie jaoks küll tegi seda olukorda natukene nii-öelda komplitseeritumaks ja aega pikemaks see, et meil oli ühe arhitekti poolt oli vajalik üks väike selline nii-öelda parandusjoonis teha.
nüüd me siis täna 4 aastat hiljem või 3 aastat hiljem ootame veel jälle ühe arhitekti taga ka mingi parandusjoonise pärast, nii et kes ostab siis, kui teil on vaja nagu mingisugust katastrist mingit muutust teha või joonist kuskil muuta, siis sellega läheb aega. Tuleb võtta lihtsalt kogu oma kannatuse varu kokku. Miks sa arvasid, et see skämm on? Et see asi venis kogu aeg? See asi venis ja siis neil sai meist nähtavasti täiesti kopp ette selle Kellel? pärast. Vanaprouad? Ei, mitte vanaprouad. Tema oli vanarahu ise. Tema oli äärmiselt meeldiv. Aga notaril ja notari abilistel, nad ei rääkinud inglise keelt. Siis neil oli raske meist aru saada. Siis mul abikaasa hakkas Google Translate abil itaalia keeles nendega suhtlema, jättis maakleri vahele, hakkas otse notariga suhtlema, sellepärast et kõigil tehingu suurus ilmselt oli nende jaoks ka mõttetult väike ja ma tõesti saan sellest aru. Aga vanaproua tahtis oma raha kätte saada, meie tahtsime võtmeid kätte saada, et oleks võinud natukene liigutada ennast, aga nende jaoks oli niisugune vähetähtis asi ja natukene sellist katastrimuutusi ka vaja sisse teha, siis see kõik võttis aega. Nii et mina lihtsalt enam ei uskunud, ma arvasin, et meile makstakse, heal juhul makstakse see deposiiditasu tagasi, öeldakse, et teiega on liiga keeruline, sest notarisse sa lähed tõlkide ja värkidega ja sul on kakskeelne see leping ja paras jamamine on tegelikult see, kui sa keelt oskamata võõlas riigis lähed mingisugust kinnisvaratehingut tegema. Miks te viitsisite? Võt hea küsimus, jumal tänatud, et me viitsisime. Tähendab, mina oleks ammu puu taha saatnud kogu selle ürituse, aga õnneks on minu abikaasal on tohutu suur kannatus ja kannatlikkus. On lihtsam, kui sul on vahel mingi, ma ei tea, maakleriga oli jama, aga keegi, kes aitaks nende igasuguste dokumentidega, kes võib-olla tunneks seda kõike Itaalia eluolu või lõppkokkuvõttes asjad venivad igal juhul? Nüüd ma allun natukene gossipile selles suhtes, et ma päris täpselt ei tea, sest meie kellegi nii-öelda abi ei kasutanud, meie oleme sellised ise targad nii-öelda, aga nad ütlevad üldiselt ja me oleme kuulnud mitmest kohast, et kui tahad, et asjad läheksid kiiresti, siis tuleb avada rauad. Rahakotirauad, jah. Aga kas see on nii või ei ole nii, ei tea, ei oska ümber lükata, ei oska kinnitada, räägitakse igasuguseid asju. Sa ei teadnud seda tol hetkel või sa lihtsalt mõtlesite, et me oleme ausad, meie ei hakka siin altkäemaksu kellegele pakkuma? Me teadsime, me olime selleks hetkeks juba igast asju kuulnud tõesti, aga me otsustasime, et läheb, kui palju aega läheb, aga me teeme asju by the book, et me teeme nii, nagu peab. Sa ütlesid, et selle raha eest saaks või ei saaks Vändras seal välipeldikut, aga on see tavapärane, et sellise hinnaga seal müüakse või see lihtsalt oli mingisugune ekstra hea hind mingil põhjusel? Mulle tundub, et see oli küll ekstra hea hind mingil põhjusel ja see põhjus oli see, et meie korteri endisel omanikul lihtsalt puudus nähtavasti tahe seda müüki väga kaugele tulevikku edasi lükata, et hoida siis hinda ja oodata siis mingisugust teistsugust ostjat. Aga ta pelgas küll, pärast tuli välja, kui me pärast notarit läksime Como Duomo kohvikusse kohvi jooma, siis ta hästi häriveeri küsis, et mis teil plaanid on, et kas te teete selle korteri korda ja hakkate Airbnb tegema või? Ei, see jääb meile. Siis ta oli nii õnnelik, et tal tulid pisarad silma. Miks? Mis temast siis puutus? Ikkagi selline nad on hästi emotsionaalsed, isegi kui nad seda võib-olla välja ei näita, põhja-itaallased on võib-olla nii-öelda oma emotsionaalsuselt rohkem meie sarnased, aga neil see kuskil, see sügavas sisimas, see perekondlikud sellised sidemed on nende jaoks niivõrd tähtsad, et see, et see oli tema isa sünnikodu, tema vanaisa sünnikodu, et ta lihtsalt ei tahtnud nähtavasti, et sellest saaks mingi läbikäigu hoov, on ju, aga samas tal nagu see soov seda müüa oli ikkagi nii palju suur, et ta ei küsinud enne notarit meie käest seda, vaid lihtsalt vaikselt ütles pärast notarit. Meil olid abikaasaga oma vanemad lapsed kaasas, nooremad siit koju,
siis kui ta nägi neid, et me olemegi koos lastega, et me oleme nagu päriselt nagu perekond ja et me rääkisime natukene oma mõtteid, mis seal teha ja siis me palusime, et äkki ta tooks meile sinna korterisse mingisuguse asja, mis nagu teda seob selle korteriga, sest ta tõi ka A4 suuruses oma vanaisa pildi esimesest maailmasõja ajast. Nii et meil on see, tema vanaisa pilt on meil kamina Simsi peal. Väga üllatav, uhke, äge, huvitav, et ma ei tea, kas mina tahaks, et võõra inimese pilt oleks minu kamina Simsil. Vaata, me oleme võib-olla abikaasaga mõlemad ka sellised, et ka meie jaoks on perekondlikud sidemed ja just sidemed nagu ajalooga äärmiselt olulised, et me ka ei aja seal seinu sirgeks ja mingit küprokit see korter ei näe. Ja püüame säilitada seal nii palju, kui vähegi annab. See võtab meeletult palju aega, see on aeg-ajalt jube valulik, sellepärast, et nad tihtipeale nad ei mõista seda, et miks me ei löö nii-öelda seinu sirgeks ja miks me ei taha vahetada katuse all nagu kõiki sarikaid ja neid prusse, mingi ühesõnaga, mis seal kõik need on, mis kogu seda kremplit üleval hoiavad, et miks me ei taha seda kõike ära vahetada, kõike uut teha, aga meie just tahaks nagu pigem kõnniks nagu ilma kontserdeta, teeks hästi vähe müra selleks, et saaks kõik nagu säilitada, teha lihtsalt kord, et võtta küll põrand üles, aga panna see sama põrand tagasi. Ja sellepärast on meil ka see Benedetto pilt seal. Okei. Miks osta Itaaliasse kinnisvara? Oi, mina ei tea. Igaüks ikka ostab sinna, kuhu ise tahab. Me peaaegu oleksime Sri Lankale ükskord ostnud. Okei. Sri Lanka oli see enne Portugali või? Ei, Portugal on Kristo jaoks olnud algusest peale vist kõigem, aga siis me käisime Sri Lankal aastal 2018 või 19 midagi taolist. No eile. Ja siis meile kuidagi hakkas seal ka nagu, üldse meile meeldib maailm. Ja kuidagi tekkis seal Sri Lankal ka mingi selline nagu eriline tunne, aga näed, sinna ei tulnud jõudu taha. Aga sellesse Itaaliasse nüüd tuli jõud taha. Aga ma ei julge küll soovitada niimoodi, et kindlasti nagu iga eestlase jaoks on Itaalia õige koht. Ma mõtlen seda, et kui te käite seal aeg-ajalt, et kas see oleks mõistlikum näiteks, nüüd on teil muidugi see korter olemas, aga ma lihtsalt räägin hüpoteetiliselt, et mõistlikum hoopis ise mingis Airbnb's peatuda, et kas see rahaliselt ei oleks mõistlikum või raha ei ole siin teie jaoks see tähtis hetk, vaid te tunnete, et te tahate, et teil oleks midagi oma seal. Jah, pigem see, jah. Et ma tahan minna koju, ma tahan minna reisile, mulle meeletult meeldib reisida, Kristole samamoodi, aga me tahame sinna reisi lõpuks minna koju. Ja võt, see on nii kummaline tunne, mida ei ole nagu, seda ei ole võimalik eriti nagu sõnadesse panna, sa nagu lähed reisile, aga ei ole ka nagu, rendiauto on, aga oled kodus. Kui tihti te käite seal üldse? No me püüame selles mõttes, et me püüame siin soojadel aegadel käia niimoodi kord kuus, kord pooleteise kuu tagant. Mina nüüd olin terve juuli seal oma pojaga. Ja nüüd me lähme septembri alguses tagasi, sellepärast, et avatud keldrite festival on, veini pakutakse, mis kõik teed, lähed ikka tagasi. Avatud keldrite festival, mis asi see on? See on selline pull, meie külas on selline üheõhtune festival, kus siis inimesed teevad oma kantiinad lahti ja teevad siis kokkulepped mingisuguste kohalike veinitootjatega, veinimajadega, veini edasimüüjatega ja nemad tulevad siis nende nii-öelda kohalike inimeste keldritesse siis oma toodangut pakkuma ja siis meie kohalikud teevad siis näiteks sinna süüa kõrvale või mis iganes, siis saab seal käid oma klaasiga ringi, ostad pileti eest saad klaasi ja siis saad seda klaasi siis nagu refillida siis vastavalt sellele mitme refilli siis pileti sassid. Siis käid niimoodi mööda erinevate kohalike inimeste kantiinasid joomas siis kohalike tootjate veine. Sa ütlesid, et 300 inimest on seal, küla on see siis on ja külas. Olete te ainsad välismaalased seal? Ei ole. Okei. Ei ole jah. See on, me naerame, et see meie väike piatsa, mis meil on siuke siis platsikene,
et see on nagu Piazza del Mondo ehk siis nagu maailma väljak, sest meil on siis niimoodi, et kõrvalmajas on taanlane. Me ütleme ta kohta tostaanlane, sellepärast, et tal on ise elab poolenisti Toskaanas ka veel ja nii-öelda rahvuselt on taanlane, nii et me panime kaks kokku, ütlesime, et on tostaanlane. Siis naabrid on meil ukrainlased, kes on 20 aastat seal Itaalias elanud. Üle hoovi on siis itaallane, meie all on itaallased ja üks venelane on ka, kes tegelikult elab Šveitsis, aga teda me näeme väga harva. 300 inimesega küla igav seal ei ole või on? Vot selleks peaks kõigepealt igavuse defineerima. Me pelgame küll, ma pean tunnistama, et me pelgame küll, et kui me oleksime seal nagu liiga palju ja see on ka võib-olla see, miks me väga ei mõlguta seda mõtet, et sinna üldse nagu kolida, et siis võib hakata nähtavasti igav, jah. Aga täna on kõik väga veel äärmiselt huvitav, sellepärast, et iga lause on huvitav, sellepärast, et sa iial ei tea, kas see lause tuleb sul õigesti välja, kas sa seda õigesti teisest aru, sest meil on veel see keelebarjäär ka. Me õpime itaalia keelt ja ikkagi nagu räägime sellisel mingisugusel tasandil. Aga, ja kõik see asjaajamine on veel seal põnev ja meil on fassaadi ja katuse remont algamas, see on põnev, et selliseid nii-öelda põnevusi on igasse päeva, siis me ikkagi, kui meie lähme, siis me korraldame selliseid õues söömaaegu, siis kõik tulevad oma mingi toitude värkidega kokku ja siis me viisime munagrilli sinna ja teeme külale grilli vahel. Et te püüate nagu hästi integreeruda seal, ma saan aru. Et ei ole niimoodi, et omaette seal kuskil passiksite, te ikkagi tahate suhelda, te tulite selle jaoks sinna, et te olete valmis kõike seda endasse võtma. Jaa, absoluutselt, täiesti 100%. Mina olen see, kes on natukene võib-olla selline eraklik, et kui mina üksinda seal olen, siis mina mingisuguseid õuesöömaaegu seal üksinda ei initseeri küll. Kui keegi kutsub läbi ja lähen hea meelega, aga ma olen selles mõttes nagu rohkem eestlane. Abikaasa on mul ikka üsna mitte väga eestlane, et kui tema tuleb, siis on raudselt, et kuskil miskit hakkab jälle toimuma ja meil naabrimees ütleb ka, et issand, et nüüd ma olen saanud puhata, nüüd ta võib juba tulla, et nüüd võib hakata tegutsema. Aga kui te sinna Itaaliasse nüüd lähete, ütleme niimoodi, hakkate Tallinnast sõitma, kui kaua siis sinna kohale jõudmiseks läheb? Nüüd on erinevad variandid. Lennukiga üks variant on siis see, kui nüüd Wizz Air ikkagi halastab ja taastab oma normaalsetel aegadel otse lennud Tallinn-Milano, siis meil läheb nagu elu palju paremaks. Praegusel hetkel me viimane aasta oleme ikkagi tulistanud siin läbi Varssavi või läbi Zürichi lennata, et see ei ole enam, see ei ole okei, see ei ole rahakotile okei, see ei ole ajaliselt okei. Et muidu Vitsiga oli väga okei, 2,5 tundi otse lend ja ilma check-in luggage'ita lähed oma seljakotiga, eks ju, tund aega varem lennujaama ja sealt kohe Malpensast välja ja rendiautosse me saame juba täna selle auto mingi 4 minutiga kätte, nii et meil ei ole vaja seal oodata ka, sest me kuldkliendid seal juba kogu aeg käime. Et selles suhtes see on nagu lihtne. Ryanair sõidab ka küll otse lendusid, aga neil on ajad jälle sellised, et meil on siis suletud see, kust me auto kätte saaksime ja kuhu anda saaksime tagasi, et meie jaoks tähendaks jälle 2 ööd seal Milanos või siis Malpensa lähedal, et see nagu ka ei ole okei. Aga kord aastas me käime tõesti autoga ja nüüd käisime ka juuli alguses läksime autoga ja nüüd tulime augustis tagasi. See on niisugune 3 päeva. Malpensast kui pikalt sinna teie Como järve äärde läheb? Comosse endasse läheb siuke 45 minutit kuni tund autoga ja siis meie rullime veel üles natuke. No see on mingi 5-6 tundi kogu see aktsioon või? Jah, mõned tuttavad sõidavad Hiiumaale oma suvilasse kauem. Ja, kui sa ütled sellise lause, siis ma hakkan mõtlema tõesti,
et Hiiumaale lähed kauem kui sinna Itaaliasse, mis on ikka kui Vitseer sõidaks normaalsetel aegadel, siis jah. Aga rahalises mõttes, kui, mis need piletid üldse on, ma pole nüüd üle aasta Itaalias käinud, et palju sul see käimine seal maksab? Noh, praegu ikka omajagu. Et jällegi, kui Vitseer käiks, siis ei oleks niimoodi, nendel olid normaalsed hinnad, et sai ka siuke 60-70 euriga edasi-tagasi sõidetud, noh, täna nii lõbus ei ole. Et täna tuleb rohkem vaadata, et kas ikka peab nüüd minema ja äkki saaks ühildada mingeid asju. Ja. Aga sa ei ole seda meelt, et võib-olla siis, ma ei tea, ei käi iga kuu, käin iga paari kuu tagant, olen kauem, mingid sellised mõtted? No nüüd me olemegi olnud, suvel olime kauem ja kevadel nii tihti ei käinud, et me loodame, et tulevad need normaalsed lennud tagasi enne, kui me omal fassaadi ja katuse korda saame, sellepärast, et praegu tänu sellele, et katus ei ole korras, ei saa me talvel seal olla. Nii et poole aastane auk jääb ikkagi sisse hetkel. No sel ajal, kui teie olete Eestis, siis ma saan aru, see ikkagi seisab tühjana. Ja. Mis kulud kaasnevad selle korteri pidamisega? Kui suured need on? Kinnisvaramaks on, mida tuleb siis maksta. See on siis mingi igakuine? Ei, see on kord aastas. Aastane kinnisvaramaks ja noh, mingisugune elekter ikkagi jookseb, et külmkapp on taga ja elekter on kallim kui meil. Nii et kõikidele, kes jonnivad, et meil on elekter kallim, tulge Komoäärde. Seal näete elektriarveid. Seal enamasti kasutatakse gaasi, aga meil on elektri peal asjad. Et seal ikka on, jah. Aga kui te ostsite nüüd selle korteri, et lisaks sellele, et see kinnisvara enda hind, mille eest on veel tarvis maksta? See on nüüd maakonniti natukene erinev, et mina siis oskan, meil on siis ainult Lombardia kogemus, eks ju. Aga üks vist äkki oli 9% läheb kinnisvara ostuhinnast läheb siis riigile veel maksudeks ja siis läheb maakleritasu ja maakleritasu on siis, maakleritasu maksavad mõlemad, nii ostja kui ka müüja. Tähendab, see naisterahvas oli pannud siis maakleri kaudu selle üles? Ja. Aha, okei. Ja siis mingi notaritasud, ma eeldan? Ja notaritasud ka, jah. No kuidas siis on, et tuleb nagu mingi väga, väga korralik summa juurde või ta on selline ikkagi mõistlik? No ta tuleb ikkagi oluliselt suurem kui see, millega meie oleme harjunud siin. Et selles suhtes, et seal sa ikkagi käid ja maksad igasuguseid makse nagu iga nurga peal. Vasaku ei ole ka ülesärkamise maks ja halva tujuga magama mineku maks. No, inimestele, kes kuulavad, mõtlevad, no Vändra välipeldiku eest võin osta mina ka Itaaliasse kinnisvara. No mis sa soovitad neile, kes tahaks ka Itaaliasse endale teist kodu näiteks, et kus sa soovitad alustada? Soovitan alustada kõigepealt iseenda südamest ja perekonna nõupidamisest. Et see, jah, üks asi on tore on küll, jah, lähed ostad, leiad mingisuguse väga okei hinnaga, liidad see 9% ja notaritasud ja maakleritasud ka sinna juurde, korraks hingad ja mõtled, okei, kuu aega tatartaga ja küll on ju, vähemalt on elamine Itaalias. Aga see tähendab ka seda, et sa ikkagi seod ennast sellega. Sa seod ennast selle kinnisvaraga, sa seod ennast sealsete inimestega, kui sa oled inimeste inimene. Ja sa hakkad, sul on ikkagi igatsus on kogu aeg südames. Seda ei osanud ette arvata. Et igatsus Itaalia järele? Igatsus Itaalia järele ja siin igatsed Itaalia järele, Itaalias igatsen koera järele, kes on siin, kes kunagi Itaaliasse ei saa. Et sellest suhtes nagu, kogu aeg oled nagu ühtepidi nagu õiges kohas, aga teistpidi nagu vales kohas, et ma just üks päev jõudsin selleni, et ma ikkagi väga ootan seda, et saaks inimest kloonida, et ma tahaks, et üks mina oleks kogu aeg Como ääres, üks mina oleks kogu aeg kodus ja üks mina oleks veel maakodus ka, nii mind oleks vaja 3, siis ma oleks õnnelik. Või siis 4 veel, kes reisiks kuskile mujale veel, sellepärast sa oled ju ka reisihuviline.
Jaa, aga me oleme muuseas avastanud, et ega see ei ole meid eriti nagu pannud meile niimoodi päitseid pähe, et me mujal ei oleks käinud. Tegelikult ma tahtsingi oma küsimusega sinna tüürida, et kas sa ei tunne, et et Itaalia sul küll väga meeldib, sa oled hea meelega seal, aga siis, kui on see aeg, et läheks kuhugile reisile, siis sa ikkagi ostad sinna piletid Itaaliasse, et muud kohad jäävad käimata. Et mina näiteks alati mõtlen, et ma ei taha kuhugi enamikesse kohtadesse, ma ei taha minna rohkem kui üks kord. On erandid, näiteks Itaalia, 10 erandit on. Üldiselt ma tahan erinevatesse kohtadesse minna. Aga kui ma kogu aeg lähen sinna ühte ja samasse, siis kuidagi jäävad võib-olla teised kohad tagaplaanile. Sul ei ole sellist tunnet tekkinud? Ei ole, sellepärast, et Milanost on väga head otselennud igale poole. Et sa hoopis lähed Itaalias kuhugile reisile veel edasi? Kui me Saudi-Araabias käisime, siis me läksime läbi Milano. Täpselt samamoodi, enne olime natukene aega kodus, siis läksime Saudi-Araabiasse, tulime tagasi, olime natuke aega kodus ja siis tulime nii-öelda siia koju. Ühesõnaga, see annab hoopis uusi võimalusi? Ta tegelikult meie jaoks on ta andnud uusi võimalusi, jah. Räägime veel sellest teemast, et sellest kinnisvara ostmise süsteemist, et just praktilisi nõuandeid, et kui sa nüüd vaatad tagasi sellele protsessile, mis te läbi tegite, et on selliseid asju, kus sa mõtled, oleks ma teadnud, me oleks hoopis niimoodi teinud või nüüd ma olen targem ja ma teeksin teistmoodi, et mis oleksid sellised head praktilised nõuanded? Ma arvan, et siin on Kristo ka minuga nõus, et me ei oleks midagi teinud teistmoodi, et me oleks ikkagi teinud ikkagi ise ja närinud ennast nendest asjadest läbi, sest see ühtlasi ka kasvatab ja õpetab. See oleneb inimesest endast väga palju, et paljud ka siin Eestis kinnisvara soetades ei kujutakski ette, et nad teeksid midagi ilma maaklerita, et see tundub nii kuidagi hirmuäratav või suur või paljud inimesed ei julge osaühingut endale teha, sest nad kardavad, et peavad kohe makse hakkama maksma. Et kui sa ikkagi oled inimene, kes nagu pigem pelgab või tahab küll minna, aga tahaks, et kõik oleks nagu tema eest ära tehtud, siis tuleb ikkagi võtta keegi endale appi. Ja õnneks on neid eestlaseid seal küll. Üks on sul saates ka käinud, kes aitavad, kes mõistavad mõlemat keelt, kellel on kontaktivõrgustik olemas kohalik, kes aitavad neid asju ära teha. Ma sõnastan selle küsimuse siis teistpidi. Sõnastan selle küsimuse niimoodi, et milliseid praktilisi nõuandeid sa annaksid teistele? Et siin ei peagi olema see maakler või mitte, aga alustas selleks, et kust otsida, mida tähele panna ja kõik sellised asjad. Et need ei pea olema üldse asjad, mis sina teeksid teistmoodi. No me endiselt ikkagi idealista.it on meie lemmik veebileht. See on siis nagu kv.ee? Nagu kv.ee, jah, on idealista.it ja seal siis saab ka sõrmega tõmmata, joonistada niimoodi, mis piirkonnast nagu tahad ja siis hakkad vaatama seal, imetled kõiki neid kohti. Nagu Eestiski, kõik ei ole kuld, mis hiilgab, aga vahel ei hiilga, aga on täiesti kuld. Nagu teie puhul? Nagu meie puhul, just. Siis muidugi selleks, et Itaalias endal midagi üldse soetada, on tarvis siis teha endale codice fiscale, ehk siis kood ja seda teeb siis Itaalia saatkond meil, hästi kiiresti teevad. Natukene peab seal ütlema, et miks sul seda vaja on, et see lihtsalt ei oleks mingi koodikoguja. Ja siis nad teevad selle sul ära ja kõik on siis sellega ka hästi. Ja siis tuleb lihtsalt võtta aega ja minna ja käia neid kohti vaatamas. Mina küll väga-väga soovitan tegelikult seda, et käia Itaalias võib-olla erinevates piirkondades ja vaadata, et mis see nagu sinuga päriselt resoneerub. Et mulle tundub, et eestlased on siuke Toskaana usku. Aga Itaalias on ka põhja pool ja lõuna pool on väga kihvte kohti, nii et võib-olla see esimene koht, mis tundub nagu siuke oi vau või olen kuulnud, et kõigile jube meeldib, et see ei pruugi võib-olla nagu iseenda jaoks olla kõige parem. Plus Toskaana on ju päris kallis ka. Kõik on selline suhteline, et Põhja-Itaalia on ka ikkagi, me oleme ju päris Šveitsi piiri ääres, Como on ju kaksiklinn nagu Valga-Valkagi, et Como Chiasso
ja ega seal ei ole ka mingisugune odav. Käisin pojaga juulis Sitsiilias, no ei olnud seal ka mingisugune väga odav, nii et selles mõttes, et igal pool on. Porgand maksab 2 euri kilo ja mõtlen, et okei. Et võtad enda porgandid kaasa. Ja, just. Aga vein on seest odav. Ja selleks on omaette saadet vaja. Ma saan aru, et sa oled seal Itaalias, saad võimaluse olla suur veininautleja. Jah, kui tervis, maks, kops ja kõik muu lubab. Seal on see lihtsalt nagu kultuuri ja nagu söökide osa, et see see ei, et nüüd ei jääks muljet, et kogu aeg on nagu silmgrillis nina peal koos, et nii aga see on jaa, nagu see on kultuuri osa, et see on Itaalias väike selline vein, see on kuidagi, see kõlab teistmoodi. Ja ta ongi kusjuures teistmoodi, et siin võtad klaasi veini ja siis mõtled, et oi, aga täna on ju esmaspäev, on ju, et kus sa siis nüüd niimoodi. Aga seal nagu, mis õhtusöök on, mis vahe seal, mis päev see on. Ja ta nagu toimib teistmoodi, ta nagu, ma ei tea, kas ta läheb teise kohta seal või lihtsalt aurab kuskil poolel teel ära, aga mingit sellist tunnet küll ei ole, et nüüd oleks veini joonud kõvasti. Mis selle koduküla nimi on? Sa ütlesid küll, aga mul läks meelest ära. Me oleme Fagetto Larios, see on niisugune kolmest külakesest koosnev väike selline äkki osavald või midagi taolist. No itaallased ju armastavad kohvikus istuda, kohvi juua, veini juua. On selles külakeses ka mõni kohvik või see lihtsalt oli nii ka väike, et selleks on ikkagi vaja kuhugi kaugemale minna? Meil on suisarestoran. Ohoo, okei. No tõesti, itaallased armastavad seda, et see peab vist ilmselt igas väiksemas kohas ka olema. Sellega küll oli niimoodi, et Covidiga läks meie külas ka väga palju kohti läks kinni, meil näiteks ei ole poodi. Aga 2023 vist äkki või? Jah, avati nüüd siis restoran uuesti ja ka me ka ikkagi, mis siis, et saaks kogu aeg kodus ka süüa teha ja naabritega süüa teha ja kõik nii ja naa, siis me ikkagi püüame seal käia nii-öelda seda siis kohalikku väikeettevõtlust toetamas, et vähemalt kord nädalas midagigi sealt siis võtta, et lihtsalt, et toetada. Meenus küsimus, mida ma tegelikult tahtsin enne küsida seoses sellega, et te teete igasuguseid üritusi seal koos ja mida sinu abikaasa siis veab. On kohalikud itaallased seal samas külast, on nad teid omaks võtnud? Mul on nii hea meel seda öelda, et tänaseks ja nad on isegi, osad on meil juba külas käinud siin Eestis. Et me oleme leidnud endale väga head sõbrad seal. Et see kõik on kuidagi täiesti teisel tasemel. Seal ei ole muuses niimoodi, et sa lähed kellegiga, saad kokku ja siis esimene küsimus on, millega sa tegeled. Me olime vist äkki 2 aastat või 1,5 aastat seal olnud, kui meie käest esimest korda küsite, et aga millega te tegelete, et te saate siin niimoodi käia. Mis esimene küsimus on seal siis? Mis tüüpi küsimused? Ma ei tea, mis veini tahad või mida me sööme või mis ma poest toon või ja mingid sellised argielu teemad. Meil on muidugi olnud neid teemasid, et kuidas internet sisse saada ja taruirara, sellised olme ja iseendaga hakkama saamise teemad on ka olnud palju. Suurepärane, väga äge. Aitäh sulle selle vestlusest. Aga palun. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.